Tervist, kallid YouTube'i kanali jälgijad ja muuseas teie ka, kes te siin pole klikkinud seda väikest nupukest, et telli, et nüüd oleks äkki viimane aeg, sellepärast et meil tuleb järjest rohkem põnevamaid külalisi siia. Ja täna on meil siis külas Laura Rüüberg. Tere, Laura! Tere! Hello! Ja enne kui ma annan Laurale siis mikrofoni, siis enne ma räägin natukene põgusalt, et teate, Laurat ma nägin esimest korda äkki umbes 2 aastat tagasi ja hoopis täiesti pusines mingi ärimastaabil. Mina olin ise seal hoopis koristusfirma alal ja ma ei mäleta, kas Laura tegi äkki seda, mida ta tegi, ta hakkab kohe meile rääkima. Ja siis oli tükk tühja maad. Ja siis nüüd ma käisin siis Laura hästi vahvas korraldatud sellises klubis. Laura saab sellest ka põgusalt meile jällegi rääkida ja käisin esinemas ehk siis numeroloogina juba. Ja sealt see lahti läks ja ma mõtlesin, et teate, mina ei taha, et Laura ainult üksinda kõpitseb seal, mida ta teeb, mitte üksinda, ta teeb tegelikult suure meeskonnaga. Ja ta tuleks meile ka rääkima, me oleme kõik eestlased ja meid on vahvaid eestlasi ümber maakera, selles suhtes, et on nii suulisi kui kirjalikke ka tellitud Austraaliast ja Ameerikast ja ma loodan, et neid tuleb igalt poolt veel, nii et mikrofon, Laurakene, on nüüd sinu käes ja mina tahaksin, et sa räägiksid meile, kes sa oled selline, millega sa tegeled ja kus sa elad üldse. Esiteks väga tore, et aitäh, et kutsusid, rõõm siin olla ja teiseks võib-olla alustamegi siis sellest, et kes ma olen ja mis ma siin teen, et Laura Rööberg, ürituste korraldaja, dekoraator ja pulmade korraldaja peamiselt Mhm. suvehooajal ja lisaks sellele, mis tegelikult siis meid ka nii-öelda kokku tõi, on Eesti naisettevõtjate kogukond Soomes, et elan ja töötan Soomes juba circa 12+ aastat umbes ja siis tugevast soovist oma tööd teha kogu aeg paremini ja paremini. Ma olin nii-öelda heas mõttes sunnitud enda ümber tooma ägedaid inimesi ja ettevõtjaid, et ma saaksin kuidagi selle kogukonna veel rohkem nagu kokku tuua. Ma tegin Eesti Naisettevõtjad Soomes Facebooki rühma, kuhu praeguseks on kokku tulnud peaaegu 1000 Eesti naist, kes siis Vau. Soomes elavad ja on ettevõtjad. Et ja seal me ka sinuga kohtusime ja see oli üks meie esimesi kohtumisi, kus oli paarkümmend naist siis ja ja tänaseks me saame kokku iga kuu sisuliselt ja räägime ja toetame ja jagame muresid ja rõõme. Et see oli meie tutvumise lugu sinuga sisuliselt. Ah, Aga, see, aga ja, jah. aga muidu selles mõttes taustalt, kui ma Eestis elasin veel, siis seal tegelesin turunduse ja reklaami valdkonnaga ja Eesti Kunstiakadeemias õppisin moedisaini, et ma olin tegelikult sisuliselt hästi palju nagu moe poole peal. Et siis Soome kolides sai minust peale minu enda pulmade korraldamist kogemata pulmakorraldaja ja dekoraator ja kõik läks nagu kuidagi loogiliselt. Nii et siin ma nüüd siis olen ja nende asjadega möllan. Hästi põnev. Selles suhtes, et oota, kas ma saan nüüd õigesti aru, et sa ise organiseerisid, siis dekoreerisid oma pulmasid, on ju, ja siis sealt läkski sul nagu see lahti, et vau, et miks mitte hakatagi sellega tegelema. Läks see No niimoodi? tegelikult üsna lähedale, et sisuliselt koroona ajal ma mõtlesin, et ma teen natukene niisugust laste paberdekot ja mingisuguseid koogitoppereid ja selliseid asju. Ja et siis, kui koroona möödas on, et siis mul on nagu kõik skill'id juba niimoodi olemas, et ma hakkan kohe nagu roppu moodi igasuguseid pidusid tegema. Aga, siis aga oli game enda over. pulm oli ka, enda pulm oli ka tegelikult koroona ajal ja peale seda tuli mitu sellist soovitust, ja küsimist, et kuule, et äkki teed meile ka, et sul on nüüd juba nagu käsi soe, et Mhm. hea info olemas kõik, et saame natuke lihtsamalt, et tule aita teha. Ja ma ei mõelnud tol hetkel, kui ma enda puhul ma tegelikult tegin üldse, et ma hakkan mingisuguseid pidusid ja asju nagu korraldama, et see kuidagi täiesti kujunes lihtsalt välja nagu inimeste kaudu. Et Mhm. tule, tee seda, kas sa oled seda ka teinud ja siis ma üks hetk sain aru, et ma olen vist pulmakorraldaja Et ma olengi nagu kogemata. spetsialist juba, jah. et vist on aeg nagu jah, võtta tõsisemalt seda asja. Ma toon siia ühe nüüd näite selles mõttes, et kuna on ikkagi numeroloogiline kanal, siis teate.
ma tahtsin isegi ütelda, et arvake ära, mis on Laura edukuse kood, aga no te ei saagi arvata praegu, aga ligilähedale on siis, ma tegelikult tegin oma kurikuulsa väikse tahvlile ikka Laura andmed, te ei peagi praegu niimoodi aru saama peegelpildis, aga tema kood on 19899. ehk siis miks Laura teeb siis neid asju, mida ta teeb, vaadake üheksate puhul, kes on siis laivis osalenud, osalege laivis, kui teie ei ole osalenud ja salvestused on siin olemas ka kanali peal. Et 9 tähendab seda, mida ma alati ütlen, et tal on nagu otse peale kirjutatud, et räägi minuga. Ja mis juhtus minul ja Laurel ka, et siis kui ma käisin seal klubis ära, ma midagi muud ei teinud, ainult saatsin sõnumit talle kogu aeg ja Laura jälle põmm tagasi ja kogu aeg hakkas, ma mõtlesin, et täitsa lõpp. Kuidas see võimalik on, aga vaata, siis peale sinu sünnipäeva hakkas nagu minema, inimesed rääkisid sinuga, neil oli sinuga mugav ja turvaline, see tähendabki seda, et 9 kutsub ise nagu rääkima, arvatavasti sa oled ka nagu südameid, kuidas ma ütlen, südamemuresid palju kuulanud, pidanud nagu justkui olema seal kuskil kellegi kätt hoidma, pulssi hoidma, onju. Et mitte öelda siis niimoodi, et alguses paari aidanud panna, pärast võib-olla ka lahutada, aga sa ei pea sellele vastama. selles suhtes, et aga number 9 elude numbrina, siis 4. number viitabki sellele, et ta tegelikult tegeleb vaimsusega ja mis on veel vaimsuse, siis selline üks lisapunkt on see, et käeline tegevus. Et ma ei tea, kas sa, Laura, veel lisaks sellele, et sa teed seal igasuguseid dekoratsioone, igasuguseid kätega tegemise asju, ehk siis käsitööga seotud, arvates sa paned mingeid kardinaid, lillekesi, linnukesi, veepudel õigesse kohta, kuskil mingi lill on ju sinna hulpima, sa pead kohe ise rääkida. aga kas sa oled ka tähele pannud, et sul on ka kätes mingisugune ravitsev omadus, kas sa oled näiteks ka juhuslikult teinud midagi? Noh, ma nüüd ainult viskan õhku, sest ega me ju ei rääkinud midagi siin läbi, me praegu täiesti Mhm. eksperimenteerime. Mingit nagu massaaži asja või näiteks ka lähedastel või su lastel või kellelgi on näiteks mingi valu olnud ja sa pead käe peale pannud, et kas sa mõtledki, et vau, et täitsa nagu tunnetadki, et tal on kuskil seal valu. Et see ei ole nüüd päris see, kuhu ma minna tahan, aga millegipärast ja, number ja 9 trigerdab nii ka veel. see on võib-olla selline uus huvitav maa, mida avastada, et ma ei ole kunagi varem oluliselt küll niimoodi mõelnud, et ma isegi sellist asja nagu prooviks. Küll ma võin öelda seda, et no jah, käeline tegevus selles mõttes on nüüd küll minu kontoritöö, Mhm. et lilled ulbivad ja see ei ole nagu mingi küsimus. et nende nagu selliste dekoratiivsete asjade tegemine ja loomine nagu käelise tegevuse läbi on selline igapäevatöö, aga sisuliselt inimeste või sellise, ütleme, noh, mul on kõhutunne võib-olla see, kust ma olen kõige rohkem läinud inimestega, et ma ei ole väga palju tunnetanud niimoodi käeliselt, et ma saaksin kuidagi kedagi aidata Mhm. või ise sellest mingit infot saada, aga kõhutundega ma tunnetan inimesi küll hästi. Et Ehk siis seda ma olen intuitsioon, nagu, nii, intuitsioon et on see hea. Mhm. pigem julgen öelda, jah. Vaadake isegi, no Laura silmi praegu. mina olen temaga õnneks nagu täitsa vastastikku olnud, siis tal on silmad nagu nööbid, et ta vaatab läbi lihtsalt oma väikse laseriga. mul on vanemal pojal sellised silmad, saad aru, kui sa oled ta juures, sa kivistud lihtsalt, et sinna, vau, mis asi see nagu on, et lihtsalt sul on nii sügavad need silmad, nii et teegi nad natuke väiksemaks, ma tunnen, et hakkavad kohe praegu videot suumima. pange Aitäh. pausile ja suumige, vaadake, siin on tavaline eestlase sinine silm ja siin on tavaline eestlase pruun silm. Ma olen ainult hüpnotiseerima niimoodi kohe ära, ega siin nalja ei ole. Just. ja, aga käteline tegevus. üks asi, mida sa võiksid siia äkki lisada. mina olen sattunud kogemata vaatama neid sinu dekoratsioone, sul on mingi hästi kihvtid mingisugused klipid tehtud. kus kohas ma seda nägin, arvatavasti Facebookis, et kus kohas näeb neid sinu tegemisi, et nüüd, kes praegu meid kuulevad, Mhm. kindlasti tahaks ka näha neid. Kõige rohkem muidugi ma olen aktiivne Instagramis, et kuna on sellised visuaalsed asjad, siis need on sinna kõige nagu lihtsam postitada. Et Laura Rüüberg altkriips DC, mis tuleb Decorate and Celebrate ja seal on kõige rohkem siis sellist infot minu igapäevase tegemise kohta ja ka minu kui inimese kohta mingil määral. Et ma ei taha, et see oleks kõik selline, et mina siin lilli panemas ja osta, 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 vaid et mulle meeldib ikkagi suhelda inimestega kui inimestega, mitte ainult nagu ametivaldkonnas ja ma püüan ise ka natukene olla seal. Kuigi noh, muidugi, eks ta on, see on mu selline igapäevaelu kogu aeg, et eks ta on mingis mõttes tihedalt seotud sellega,
aga seal on kõike muud ka kui kogu aeg ainult mina näpupidi lilledes. -hmm. hästi huvitav, mina Instagramis Luusi olen väga väike, mina olin kuskil Facebookis igastahes, kus ma võisin näha No siis on Facebookis Decorate and Celebrate on Facebooki nimi. okei, et seal jookseb sama info. all right, no mina näen seal jah tavaliselt, ma olen selline nagu klassika inimene, mul on olemas kontod küll, aga te kallikesed, kes te sinna kirjutate, siis on nagu üks kord aastas, kui ma sinna sisse hüppan korraks vaatama, aga üks väike, siis mitte nüüd see jutt ei ole, Laura, sinule, siin on üks hästi vahva naine, kes aitab mul panna siin ajavööndeid videotele ja aitäh sulle selle eest muidugi, aga ole nii kallis. kui sa nüüd kuulsid Instagrami selle info ja siis Facebooki info, et kui näiteks mina või Laura nüüd ei jõua nagu neid sinna kommentaaridesse panna, et kui sa ise käid ja leiad, et äkki sa paned kuhugi kommentaaridesse need infod, et ma olen mega õnnelik või siis lihtsalt tähistad ära selle nagu aja lihtsalt, et kus kohas Laura nendest räägib. suur aitäh sulle, mul on imearmas üks inglikene, kes aitab mind. lihtsalt vaadake, nii ongi. Siis ma tahaks tagasi tulla, Laura, sinu koodi juurde. siin on hästi vahva selline koodis üks number, mis on number 1 ja number 1 tuleneb sinu sünnipäevast. ma vaatan vasakule, sest see tabel on mul siin. ja tegelikult teate, mina ütlen alati numeroloogiliselt, et see on selline kuningas ja kuninganna selline mina ütlen, mina tean, vaata. aga see on ainult nagu selline natukene forsseeritud, üleliialdatud ütlus. mis on number 1 selline hästi vahva tugevus, on see, et ta võtab vastutust, ta julgeb vastutada ja ta veab enda järgi inimesi. et vot siin on jälle see koht, et sina ju, kust see mõte tuli, et sa seda klubi tahad vedada ja sa ei ole ainult ju vedamas klubi, sa ei tee ainult ju üksi kõiki neid asju, mida sa teed, sul on ju seal ka meeskond, kus need asjad kõik on tulnud? hästi palju Äh, mul on, küsimusi. mul on naiskond, aga Naiskond ja vabandust. mul on korralik naiskond taga. Jah, tegelikult selles mõttes selle inimeste vedamisega nii-öelda on küll niimoodi, et ma olen kuidagi väga-väga väiksest saadik pidanud ennast inimeste inimeseks. mulle meeldib suhelda, ma olen hästi sotsiaalne, see tuleb mulle nagu lihtsalt. ja minu ümber on alati olnud hästi palju igasuguseid erinevaid inimesi ja ma väga naudin seda ja oma töös samamoodi, et ma ei kujuta ette, et ma peaks kuskil kontoris istuma ja üksinda nokitsema päev läbi ja ma olen seda ka proovinud ja see noh, ei ole kindlasti minu jaoks. aga see kõik lihtsalt ja veel hea võib-olla nüanss siia juurde on see, et kuna ma olen käinud väga palju erinevaid koole, siis elu jooksul lihtsalt vahetanud palju koole, circa ma pakun 12-13 kooli kokku, et mul on nüüd hea mitusada, 300-400 klassikaaslast, et ülikoolid, kunstiakadeemiad, disainkoolid, Ameerikas käisin õppimas, klaverikoolid, et igasuguseid erinevaid ja ka gümnaasiumeid mitmeid. ja ma alati ütlesin emale, ma tean nii hästi, et ei ole hullu, et ma vahetan ühe korra veel praegu see 9. klassist 10. ja 10. 11. teise kooli, et lõpuks inimesed loevad, pane tähele, inimesed loevad. ja kui selle ülikooliga läks nii, ma lähen järgmisesse, sest et inimesed loevad. ja emal oli küll niimoodi, et issand jumal, kas sa võid nagu maha rahuneda oma asjadega, et kaua sa vehid. ja noh, praegu siin ma ütlen ikkagi, et inimesed loevad nüüd on nagu see aeg käes, mida ma kogu aeg rääkisin. aga kuna inimesed on väga-väga olulisel kohal minu elus, siis sellest tulenevalt mul on kuidagi selline, kuidas ma ütlen, südameasi, et tuua need inimesed kokku ja hoida neid inimesi koos ja see, et lisaks sellele, et on lihtsalt tore olla, me saaksime kõik ka sellest kasu, me areneksime inimestena, ettevõtjatena, emadena, naistena, kaaslastena, noh, pereliikmetena, mis iganes. et kuna mul oli see ettevõtlus siin ju ütleme noh, täiesti nullist, eks ole, et ma ei tundnud kedagi, kui ma siia Soome kolisin, ma ei ole siin põhikoolis ega keskkoolis kuskil käinud, kus nagu klassikaaslasi ja tutvuseid saada, siis see eeldas ikkagi enda ümber mingisuguse seltskonna nagu toomist ja loomist ja selline noh, Facebooki gruppe on igasuguseid erinevaid, kus siis siin elavad inimesed saavad ennast reklaamida ja kokku tulla aga ikkagi ma tundsin, et ma pean kogu aeg alluma kellegi teise reeglitele, kellegi teise nägemusele ja normidele ja olema mingis raamis, mis mulle üldse ei istu. nii et sellest tulenevalt ma otsustasin teha sellise oma naiste
klubi, rühma, Facebooki grupi, kus ma annan vabaduse kõikidele olla, mida nad on, reklaamida, palju nad soovivad, teha koostööd kellega tahes ja sealt kuidagi tekkis see, et saame siis juba kokku ka, kui siin nii, igasuguseid ägedaid naisi on ja palju inimesi, et mis me siis niisama igaüks seal oma künka otsas, et mm,. jah, Mega. ja oma naiskonnaga seal oleme nüüd juba paar aastat. Kuidas need naised on tulnud sinu meeskonda, kellega sa nüüd teed nüüd neid ettevõtmisi, pidusid valmistate ette ja nii edasi, et kus nemad tulid juhuse kaudu? Mulle tegelikult väga palju ka kirjutatakse, mis on väga tore. Üldse mitte ainult Eesti naiste poolt, et kas on vaja töölist ja kas saab teha ja kui on abi vaja, ma tuleks hea meelega. Aga enamus ikkagi kujuneb välja selle tõttu, mida nad ise teevad. Ehk siis, et sealtsamast naisettevõtjate grupist on olnud palju inimesi, kellel on mingi konkreetne nüanss, mingisugune asi, mida nad teevad ja siis kui ma näen võimalust, ma kohe nagu kaasan kellegi, et kuule, sina teed seda, ma saan su siia üritusele pakkuda või siia pakkuda, et noh, ja nii on tekkinud need tutvused ja need inimesed lõpuks, kellega nagu teha. Okei, nüüd mul tekkis siin vahva, mul tekkis siin 5 küsimust vähemalt. Et kui sa teed korraldust, mis asi see üldse tähendab? Mina näiteks nüüd kujutan, et täitsa tavaline inimene praegu, et sa korraldad üritust, ettevõtmist, sünnipäeva. Kas see on suur sünnipäev, kas see on väike sünnipäev? Võib-olla ma tahan lastele teha mingi pidu, kus on 10-aastased lapsed näiteks on ju, võib-olla poisid. Võib-olla on see, kus on mul näiteks 250 on ju, ma ei tea, midagi on vaja korraldada. Äkki sa veitsa läheksid sinna nagu sinna telgitagusesse, et millises määras sa teed ja natukene seda nagu Mm rohkem, -hmm. nii nagu, Ja, jah, jah. ja ma teengi väga erinevas mastaabis ka tegelikult, et kuni ütleme paarikümne inimese väiksematest istumistest kõige suurem, mida ma ei ole üksi loomulikult korraldanud, aga olin osa sellest, oli gala, kus oli 700 inimest ja et need on lihtsalt väga erineva ka nagu noh, sisu poolest väga erinevad üritused, mille korraldamises muidugi mingid asjad peavad alati paika, aga sisuliselt noh, igasugused erinevad variandid. Et iga peo võib olla selline või üldse ürituse üks kõige olulisemaid asju, mida ma soovitan igalühel silmas pidada, kui midagi korraldada, on see, et pane ennast selle külalise kingadesse nii-öelda ja sellest hetkest, kui sa sinna üritusele lähed, mõtle kõik läbi, kas sellel inimesel on kõik arusaadav, kas ta tunneb, et tal on kõik olemas ja mis on need kohad, et alates sellest kas on prügikastid või kas inimene teab, kus asub tualettruum või kuhu jätta auto, et kõik sellised väikesed nagu niisugused tühised detailid, mis tegelikult on nagu kõige suuremad errorid, et issand, meil pole isegi salvrätti kuskile panna, et noh, ühesõnaga kõik sellised asjad, aga pulmade puhul muidugi eriti, sest see on hästi personaalne üritus on ikkagi oluline kuulata klienti, aru saada sellest, mis on tema soov, mis on tema eelarve, millised inimesed nad on, mis on nende eesmärk, kui me räägime noh, kasvõi mingitest nagu siis firma üritustest, et või toodete lansseeramist, et mis on eesmärk, mis on teema, mis on kogu selle asja nagu mõte, miks me seda teeme ja siis alati nagu võimalikult palju kuulata ja lähtuda kliendist, et nagu USA-s, kui õppisin, siis alustati kohe sellega, et see ei ole teie pulm, pidage see meeles, et ärge minge peale sellega, mida teie tahate ja mis teile meeldib, et see ei ole teie üritus. Et see on võib-olla oluline meeles pidada. Praegu tead, mis tuli, hüppas kohe üks mõte siis, kui mina olen ka Soomes nüüd elanud juba äkki 18, 19, siis kui ma kolisin siia, siis poisid olid siin 9 ja 3-aastased. siis oli minu jaoks nii kummaline, vaata Eestis on ju sünnipäev selline, et noh, sünnipäev organiseerid ära seal kodus on ju, kõik on okidoki, no söövad kõhud täis, lähevad minema. siis mingi aeg öeldi, et aga kingitused peab tegema külalistele. ma mõtlen, mis asja? nagu päriselt või? no ma ei tea, sul on ka pojad, eks ju? on Ja, 2 poega, jah. et see oli nagu minu jaoks ja kuna me Eestis ju ka ikkagi tegime mingeid sünnipäevasid asju, siis ongi see, et nagu sa praegu ütlesid, et te ei ole te ei ole teie pidu või kuidas sa ütlesid, et nagu külalistele tuleb et mõelda. et siis ma mõtlen ka, et ohoo,
nagu eriti super ju, et ma loodan, et täiskasvanutel on ka niimoodi, et kui sa lähed sünnipäevale, et sa tuled ikka kingikottidega tagasi. No see on nüüd natukene liialdatud, aga ma ei tea, kas on niimoodi. Sina nüüd korraldad nagu, kas ka Mhm. külalised saavad midagi nagu näiteks mingi Guessi käekella näiteks või mingi. No võib juhtuda, et saab nagu koogi kaasa võtta karbiga ja salatit natuke pannakse, et ei, toidukottidega minnakse ära. et ei Aga jaksa süüa, et kas on kaasa võtta? jah, just, et pane need lõpud mugana, aga ei, ühesõnaga lastepidudel muidugi on siin selline see väike mingi kommikoti meene teema, aga eks ta sisuliselt on sama võib-olla kui pulmas mõelda, et pruutpaar soovib teha külalistele mingisugused väiksed meened kaasa või mingid kingitused ja need sageli on väga sarnased. Aga kuna noh, eks tegelikult see, et Soomes on nii, et antakse kingikott kaasa, toob meid natukene ka siia nagu kultuurilisesse eripärasse. Kui me mõtleme üldse, et laste sünnipäevad Soomes on ju kummikommid ainult ja 2 tundi möllu ja koju. Et me ju vorbime kartulisalateid ja siis teeme viinereid ja kõik see ahjuviinereid midagi ja ja. tellime suured tordid mingisugune eridisainidega ja paneme nagu sinna no, ikkagi tuntavad rahad ja teeme korraliku peo ja siis tundub siin Soomes, et noh, siin päris niimoodi need asjad ei käi. et et kuna kultuuriline erinevus on suur, siis pulmades on seda väga palju tunda erinevates, noh, meil on olnud Ameerika pulmad, Türgi, Norra, Rootsi, noh, need on nagu lähemal siia, et need on niikuinii sellised tuttavamad, aga erinevaid rituaale ja asju, kus sa päriselt näed, kui erinevad inimesed on ja millega nad on harjunud, mis neile on nagu tavaline, tundub meile, noh, me ikka tükk aega ütleme, kui me seda USA pulma tegime, me tükk aega mõtlesime, et kas ta ikka paneb selle koogi ka nagu sellele pruudile näkku ja ta ikka pani. et, et noh, sellised minuga asjad, arvad mida sa, tulevad püsti. et sellised asjad, mida sa nagu näed ja mõtled, et no miks te teete seda, et võib-olla seal on mingi teema kindlasti taga, kust see tulnud on ju, ma ei ole nüüd niimoodi süvitsi läinud nende asjadega, aga kui sa jah, või India pulma mitmepäevased rituaalid, ma tean, 6 tundi istusid ühe koha peal ja pesid kurkumiga raha ja iseennast ja ma ei tea, vahetasid ananasse ja sa oled selliseid et, läbi et korraldanud? ja, olen. Oh. Et need videograafid seal, vot see videograaf ja foto, kes seal olid, et nad juba mõtlesid, et nagu 4. tunni pealt, et enam ei jõua nagu sedasama, et kaua see, noh, et mis kaua jutt see on, veel et ei kestab. jõua? Kaua Et kestab? jah, just, et sellised nagu noh, erinevad kultuurilised erinevused ikkagi on, aga noh, peamine on see, et inimestel on tore, on see väike pidu või suur pidu või vahet ei ole, las see olla nende nägu ja see teeb sellest asjast kõige ägedama. tead, kui huvitav jälle. Teie kallid vaatajad praegu, kes te siin vaatate, et kirjutage ka palun kogemusi, et kas te olete ise teinud, korraldanud oma näiteks mingid peod ja asjad. Mina olen praktiliselt kõik ise teinud, mul polegi suuri pidusid, aga mööda olen ikka väga paljude asjadega pannud. noh, nii nagu Laura ütleski, et kõigepealt alustame elementaarsetest asjadest. No okei, maja vastu saab jah parkida, aga prügikaste, kas on piisavalt, üks vets või liiga vähe seal 50 inimese jaoks, ilmselge on ju. no saad aru, sellised elementaarsed asjad, mis ma praegu hakkasin mõtlema, siis kirjutage teie oma kogemustest, et kas teil on olnud korraldajad, kas te olete üksinda hakkama saanud, millega te pange olete pannud, ehk siis mööda, et väikseid selliseid mõnusaid lugusid. ma mõtlesin, nii huvitav, et näiteks Laura, kas sul ka Instagramis või kuskil on ka sellised no India pulmad, megapikad ja megavinged. seda lihtsalt tahaks vaadata, India filmid üleüldse on ilusad vaadata, et kas sul on seal oma lehtede peal ka mingisugused sellised noh, korraldamisest kindlasti on ju, ma pole käinud luusimas su Insta lehe peal, aga üleüldse, et kas näiteks keegi nüüd, kes on huvitatud natukene saama rohkem infot, võib sulle kirjutada lausa siis Laura Rüüberg sinna Facebooki, näiteks Messengeri on ju, küsida, natukene Ja. arutada, sest ega me ju tegelikult ei tea, vaata teie kallid vaatajad, et kui te ei taha isiklikult midagi siia kommentaaridesse panna, siis kindlasti olge julged ja kirjutage Laurale, et Laura ütles jaa. Laura ütles ja loomulikult võib kirjutada ja võib-olla fotomaterjali ja üldinfot näeb rohkem www.laurarüüberg y-itega, soomehüüdega.fi. Et seal on sellist üldinfot ja Instagramis ongi võib-olla rohkem selliseid jooksvaid asju, aga ja võib kirjutada eraldi nii Laura Rüübergi Facebooki kui Decorate and Celebrate'i, et kõik jookseb lõpuks minuni välja. kõik teed viivad minuni, nii või naa. Nii et hea meelega vastan.
hullult huvitav selles suhtes, et mul on nüüd jälle veel siit küsimus, et okei, sa korraldad nagu, aga nüüd sa ütlesidki seal India pulmas, et oli seal kaameramehed ja kes seal kõik olid. Sina siis nagu selle, ütleme, peatellijaga räägid siis kõik välja, sul on nagu umbes niimoodi, nagu reisile lähed, mul on reisikotis tavaliselt kohvris on üks leht, noh, A4, mis saab kogu aeg täiendust, et hambahari on ju, siis on see on ju kogu aeg mingid tuhvlid, tossud, ma ei tea, mida iganes. Sul on siis ka nagu sinna A4 põmm ette, ennem ei hakka midagi korraldama, kui kõik nendele on nagu vastatud, eks ju, umbes a la läheb see niimoodi, on ju? no sisuliselt küll jah, et oluline on, et igaüks teab, mida ta peab tegema ja millal ta peab seda tegema, aga et jah, loomulikult on noh, tänapäeval nüüd rohkem pigem telefonis on see info kõik olemas, et sealt nagu lihtsalt jagad info laiali ja ühised sellised rühmavestlused, kus on nagu jooksev info, kui on midagi vaja, aga oluline on alati see, et igaüks teab, mis kell ta alustab ja lõpetab ja mis ta ülesanded on, et oskus delegeerida ja inimesi usaldada, et need on oskused, mis on aastatega tulnud, mis alguses võib-olla olid nagu keerulisemad, et sa arvad, et sa pead ikkagi need 200 inimese pulmad üksi ära tegema, muidu sa oled nõrk. Mhm. Vaadake, nii hea, et sa praegu selle ära mainisid, ehk siis ma tuletan meelde, jälle vaatan vasakule oma tahvlikese peale, siis niimoodi te ei näe hästi, siis on tagurpidi 19899 on siis Laura kood. Mis ta praegu ütles, peab õppima delegeerima ja vastutust jagama, eks ju. Vaadake, mis number ühtede ja kaheksate, temal on ameti koha peal on number 8, mis tähendab seda, et Laura selline suurem ülesanne on võimaldada teistel inimestel teenida läbi tema. Ehk siis vaadake, kuulake, mis ta nüüd siin räägib, on ju, aga ma natuke küsin kohe edasi. ehk siis sina oled nagu tööandja, sa peaksidki olema oma ettevõtte juht, aga läbi sinu saavad nupukesed tööd. Ja seda sa täpselt teedki praegu ilma selleta, et sa oleks teadnud. Ma ei ole Laurale üldse numeroloogiliselt midagi teinud. Lihtsalt ta sai oma elu esimese edukase koodi, on ju, mis on üks ja kindel seal meie üritusel hästi niimoodi 2 sekundiga vaatasime üle ja ütlesin talle 2 9 taga, panjata, selge pilt, sinuga pole midagi teha, paneme lahkad kinni. noh, ehk siis, kes te olete palju kuulanud mu neid asju, et ma olen rääkinud sellest. aga vaadake, number 8 kõige suurem miinus on see, et ta ei oska delegeerida ja mis Laura nüüd ütleski, ta on õppinud läbi elu, läbi aastate, et peab õppima delegeerima ja ma arvan, et sul on see lause nagu tuttav, et usalda aga kontrolli, on ju, aga mida rohkem sul on ühed ja samad koostööpartnerid, seda lihtsamaks see juba läheb, et kontroll on ka leebem kindlasti. ja, tuli hea, jah? ja on kindlasti ja see on väga õige, see on väga huvitav, mida sa ütlesid, sellepärast et see nii hästi võtab ühe lausega sisuliselt kokku selle, mille peale ma olen võib-olla palju mõelnud, et just see teistele töö pakkumine on nagu üks suurimaid rõõme, mis on Mhm, natukene niisugune nagu, kuidas ma ütlen, et ma olen suutnud seda nii hästi õnneks enda brändiga nagu kokku põimida, et mhm, see sobib nagu mulle hästi, et need erinevad teenusepakkujad on ja kindlasti on aidanud minu brändi loomisele väga palju kaasa, sellepärast et ma kipun olema igal pool nagu ikkagi näppupidi vahel. mhm, Et kui ma näen, et kellegis on nii suur potentsiaal, siis mul on lihtsalt niisugune tunne, et miks sa mitte midagi ei tee. Kas sa mhm, näed, mis sul siin on, miks sa ei tee mitte midagi sellega? Et võib-olla selline, noh, mis jälle omakorda võib-olla tõi selle, et kuna ma teen ka coaching ut, siis on inimeste selline inimeste potentsiaali neile endale nagu nina alla panek, selline asi, mida ma õudselt nagu naudin. ja, ja võib-olla hea näide on siit, sellest on nüüd aastaid, ma elasin veel Eestis. Ma pidin üldse seoses kohvikuga tegema ühed suvepäevad ja ma juhuslikult paar päeva ennem nägin, et minu sõbranna ema teeb superägedat käsitööd, nagu mingisuguseid nõusid ja vaase ja nagu hästi sellised kiiksuga ägedad tooted ja ma olin ju siis ka veel väga noor ja mõtlesin, et täitsa lõpp, et kus sa ometi müüd neid, et no mitte kuskil. Ja mõtlesin, kuidas see, miks ometi? jah. Ja ma kauplesin sealt kohvikust teise inimese tööle, et minna ise tema asju ilma igasuguse palgata müüma lihtsalt selleks, et talle tõestada, et neid ostetakse. Ja Mm, no loomulikult neid ostetakse, aga see on just see, et nendel hetkedel ma mõtlen nagu tagasi nende asjade peale, et mul on kogu aeg olnud selline nagu mingisugune tungiv nagu soov kuidagi
aidata inimesi aidata. edasi nende asjadega, mida nad ise teevad ja on nagu, et noh, ei see nüüd ole eriti midagi, mis ma siin nokitsen ja noh, Vaadake, on. kuulake kõik seda, saad aru, selle kohta ütles minu meelest keegi ütles, et sa kuuled, aga sa ei mürista. vaata just nende inimeste kohta, et nad oskavad, aga nad ei tee. vot mul on ka vahest selline tunne, võtaks vot siit kinni, kas kurat aru ei saa, et sul on nii palju potentsiaali siin sees. Mhm. aga teate, ma tahan Laurast rääkida selle võrra, et nüüd, kui ma kohe erutun, saate aru, ma olen täiesti oma teema sees. Laura nägi, kuidas ma Kuulan. seda numeroloogiat rääkisin, siis ma ütlesin ka, et ma olen nii erutatud, ma olen nii erutatud. ehk siis tal on need 3 9 ja kuulake siis number 9, kõige suurem nagu ülesanne ongi see, et ta ütleme siis, ma ütlen, peab lausa, ta peabki aitama inimesi ilma, et ta ootab tagasi seda teenust teenuse vastu, saate aru, jah? eks ma räägin nüüd nagu kõigile, et Laura on meile totaalne selline näide praegu puust ja punasega. ehk siis, mis teevad 9 miinuses, on see, et ta aitab, aga tal on konksuga väike see, et no nii, millal sa mulle tagasi teed? Ma loodan, et sul ei ole sellist ussi sees. võib-olla isegi kunagi on olnud, on ju, siis sa oled omad vitsad saanud, ehk siis saavad tavaliselt need 9 tagasi selle vitsa, kes teie ülesanne ongi lihtsalt, eriti sinu elutee, Laurakene, on 9. ehk siis sulle annab ju tegelikult universum kogu aeg tagasi neid võimalusi, et hoopis teistmoodi, hoopis teisi kanaleid pidi. kaitsed seda tädi, kes seal mul ka tekkis selline, tead aru, selline tunne, et ma peaks pärast eetri väliselt küsima tema kontaktid, et ta võiks tulla ka mulle podcast'i rääkima, et mis ta teeb, vaata. et noh, võiks ju näiteks panna riiuli taha, me võime ju kaameraga, ta võib ju liikuda ja rääkida. me ei räägigi nüüd. ja teie muuseas ka, kallid naised, mehed, kõik, kes te kuulate. andke ennast mulle üles, kirjutage ja me võime teie asju siin täiesti vabalt rääkida ja mina võin arutada nii nagu praegu Laura koodigi võtsin lihtsalt kõrvale, kuulan kõrgikis ja räägin natukene võrdlusi tema koodist. miks mitte, ma ei tule siin nagu tervenisti lahti arutama, aga näete, kui palju nüüd lükkab nagu Lauras ka neid asju kõik välja, kuidas need numbrid töötavad tema sees. Võrratu. Äh, nüüd ma sain mulisetud oma lemmikteemast numeroloogiast ja sina oma asjast seal. tead, mis, Laura, mul jäi hästi niimoodi praegu kõrvu, sa ütlesid, et sa tegeled coach imisega. mis asi see veel siin on, mis asi coach imine üldse tähendab, et ma tean, paljud teavad seda, aga siiski, kus sa sellega, see oli nii huvitav praegu täitsa niimoodi kogemata ütlesid selle sõna välja. Ja siin on ühesõnaga see sõna iseenesest ei ole selline asi, mida ma üldiselt nagu rõõmuga, rõõmuga kasutan, sellepärast et aga see aitab inimestel võib-olla aru saada sellest mõttest, mis ma öelda tahtsin, et ja sellest inimeste nagu potentsiaali nägemisest, aga see kujunes lihtsalt välja tegelikult sellest, et kuna ma olen võib-olla enda turundust ja sellist enda brändi ülesehitamist teinud natukene teistmoodi ja jõudnud nende tulemusteni üsna kiirelt, kuhu ma olen tahtnud jõuda ja inimesed, kes on seda kõrvalt näinud, on lihtsalt hakanud aeg-ajalt küsima, et kuule, et aga mis sa arvad, kuidas ma peaksin seda tegema või kuidas sa noh, said selle kliendi, et ma mäletan, et sa tahtsid, et mis sa siis tegid, et sa said. Ja kuna neid situatsioone tuli nagu rohkem ja rohkem, siis see kujunes lihtsalt nii välja, et ma ei taha ennast sellepärast nimetada ja siin on tegelikult väga hea, aga coach on tegelikult ju inimene, kes suunab sind oma küsimustega, ta ei ütle sulle ette, mida sa pead tegema, vaid ta küsib õigeid küsimusi ja aitab inimesel jõuda nende vastusteni. Et kui siin nüüd coach'id kuulavad, siis ma ei liigita ennast teiega. Ma ei liigita ennast teiega ühte kohta, et see tegelikult, kust see välja kujunes ja miks ma seda teen, on nagu teistmoodi. Et paljud inimesed ja ka meie naisettevõtjate rühmast ja üldse minu ümber on olnud just sellega hädas, et kuna coach ei ütle sulle, mis sa pead tegema, sa pead ise jõudma vastusteni, siis inimestel on ikkagi sageli raske kuidagi ise toimetada või reageerida selle infoga, mida nad küll endast tunnistavad ja aru saavad selle coach'iga vestluse läbi, aga sellele nagu ei järgne konkreetne tegu ja võib-olla rohkem kui see coaching. Teatakse mind selle järgi, et ma ütlen alati, et ma nagu jalaga uksed lahti ja lähme. Et Mhm. mina võin võtta sul käest kinni ja hakata siit kohe järjest minema. Üks koht, teine koht, kolmas koht ja ma ei ole ainult läbi nagu videokõne või kuskil kohvikus sinuga seal neid asju arutlemas ega sinu hinge vaatamas,
vaid ma päriselt tahan, et sa need asjad ära teed. ja, ja sellepärast kuidagi ma märkan, et inimestel on lihtsam neid asju teha, kui me teeme neid koos ja vahel on lihtsam, kui neile öeldakse, mida nad peavad tegema, et ole hea, siin on need asjad, tee need järgmiseks korraks ära ja tee need päriselt ära. Ja kui need Mhm. on tehtud, siis me saame koos selle asja ka ära teha ja siis mul on sulle need kliendid juba olemas, aga need asjad on vaja ennem ära teha. Et võib-olla see konkreetsus on see selline jalaga uksed lahti süsteem, mis on need inimesed toonud minu juurde kogemata mööda minnes kuidagi elu ja olukordade kaudu, et ma ei ole mitte kuskil seda reklaaminud, ennast mingiks coach'iks pidanud ega öelnud, et tulge, ma näitan, kuidas asjad käivad, vaid et see on rohkem, et kuule, ütle mulle, kuidas sa selle said ja ma ütlen, et tule, ma räägin sulle. teeme nii. Ja mina kohe ühendan praegu numbritega jälle ära põmdigi. Ehk siis 3 9 ühel naisel, siis nii nagu minul on näiteks 3 7 on edukuse koodis, aga 9 on lagi. Ehk siis vaadake, mis see tähendab 1-9-ni. 9 sisaldab kõiki eelmisi energiaid ja Laura on seda 9 siis 3 korda. 9 viitab ka sellele, et on vaja vaheldust. Laura saabki niimoodi vaheldust, ta teeb erinevaid ettevõtmisi, üritusi ja siis ka veel coach imine ja talle meeldib, no ütleme siis hästi lihtsas eesti keeles, natuke ikka paika panna ja natuke kamandada ka. Te ju kuulsite, kuidas talle meeldib, ütleb, et nii, kuule, sa teed need asjad heas mõttes, Laura, praegu, sellepärast et meil ongi vaja selliseid julmasid. muidugi. Päriselt, mina ennast ka kamandan ikka, vaatan peeglisse, kuule, sa valetad endale, sa lubasid ära teha, ei teinud. Ma olen endaga tihtipeale kuri. Teate, millest see tuleb, mis number? Kui teil on number X edukuse koodis ja Laura on sündinud esimesel päeval, aga see tähendab seda, et Laura on iseendaga ka suht julm. Et ma nõksu tunnen Laurat ja selles suhtes ma tean, et ta lihtsalt ei naudi kamandamist umbes niimoodi, et pärast viskab seal nalja ja ma ei tea, mida iganes, tantsib ketšupi tantsu, aga Laura on nagu selle asja taga. Kui ta midagi nagu käsib teha, siis ta on ise selle juba ammu läbi teinud. Ta teab seda. Samas mul tuli siin hästi huvitavad asjad, jälle kogu aeg nagu mõistus töötab. Et tegelikult on kihvt, et sinusugune käepikendus on olemas. Just see, et kui mina teen numeroloogiat, siis mina ei jää kellelgi nagu väga kätt nagu hoidma ja edasi teda nagu niimoodi kamandama. Teatud numbrid vajavadki sellist asja. Ja näiteks mul on ka nii kahju, kui ma näen, et inimesel on näiteks need 2 9 seal taga, nii nagu sul edukuse koodis. Näete, inimesed, kallikesed, Laura on siis üks nagu selles suhtes etaloonidest sellest, et kuidas saab kasutada ära seda number 9 nagu heas mõttes, sest 9 ei talu, kui ta peaks olema liinitöö peal hommikust õhtuni ühe koha peal, ta tahab vaheldust saada. Siis number 9 tahab olla ka kergelt pomotseja, aga ta on hästi südamlik, kuulab teisi ja kuidas ma ütlen, ta tahab nagu organiseerida tohutult palju ja sina saadki seda teha. Nagu ma kuulen, sa lausa naudid seda. Vot mul tegelikult oleks selline küsimus, kohe väga isiklik. Kuidas sa kodus toimetad, kas ka samamoodi? Ma kodus salaja mul on küsisin. niimoodi, et kodus ma salaja vastan sulle, et kodus mul on niimoodi, et me oleme mehega väga erinevad ja me oleme nagu sellepärast väga heas tasakaalus, et me oleme täielikud vastandid. Ehk siis, Mhm. et me oleme ilusti ära jaganud, et tema tugevused on minu nõrkused ja vastupidi, et balansis. Bueno. Ja siin on jälle seesama, see numeroloogiline värk, et mis ma olen kallikesed teile juba pannud. Laura ei ole siin minu kanali peal väga palju kolanud. Loodan, et nüüd siis tuleb ja toob rahvast peale kohe meile. Ehk siis need energiavampiirid näiteks, mis ma selle video all nagu mõtlesin, pigem on see, et kes kellega läbi ei saa. Ja mitte raisatagi selle peale nagu energiat. Energiavampiire kui selliseid, ütleme, et ei ole olemas. Lihtsalt see, et kuidas nagu mingid teatud numbrid meile mõjuvad. Ja näiteks nii nagu, miks ma küsisin Laura seda asja kui Laura on suht temperamentne, sellepärast Laural on edukuse koodis siis 1 9 8 9 9. Need on kõik maskuliinsed numbrid, ühtegi naiselikku numbrit ei ole. Ilmselge, et tal peab olema mees, on ju, kelle koodi ma ei tea, tal on kindlasti mingi 2 seal sees ja kindlasti mingi 6. seepärast siis toimub nagu match ja nii ongi elus. kui ei meeldi, siis peab meeldima. Et see oli nüüd nali muidugi, me oleme ikkagi Nõukogude naised, peab meeldima. absoluutselt. Vot, siis teate mis? Minu meelest on nagu mega lahe, Laura, sinuga vestelda ja
mina tänan, et sa tulid ja veel enne, kui me lõpetame, siis kõik teie kallikesed, kellel vähegi tekkis mingeid küsimusi, siis kirjutage siia kommentaaridesse. Alguses ma panen selle klubi liikmetele vaatamiseks ja pärast ma panen avalikuks, nii et kõik oodake veitsa, kes nüüd ilmselt kribivad ja krabivad, tahavad vaadata. ja muidugi on alati võimalus siis klubi liikmeks astuda ja siis saate siia kommentaaridesse alla kirjutada. ja kui on midagi väga isiklikku, siis Laurale sinna Messengeri, Instagrami ja meil vist sai enam-vähem niimoodi ära räägitud. mul veel üks tead selline küsimus, mida ma küsisin natuke nii, et mitte konkreetselt vist. kui sa teed nagu ütleme, et on näiteks pulm ja pulma on kutsutud mingi 350 inimest, kas näiteks sina saad ära ka organiseeritud? See ei olnud vihje, et ma hakkan abielluma, kes seda teab, et muidugi hakkan. pidu siis pidu, et kas sa teed selle niimoodi täiesti otsast lõpuni kuni sellega, et näiteks kõik lähevad minema ja siis te lihtsalt koristate ära ka ja nagu kõik on sikki-prikki, et kas teiega saab nagu kõik selle tehtud, et isegi laulja sinna, kelle mingi pillimängija, noh, ma ei tea, sa said aru mu küsimusest nüüd, on ju? Ja kui vaja on, siis otsime mehe ka, et saab Abi, kõik asjad tehtud. kuulsite jah, kuulsite, mul on olemas mees. Saab kõik asjad tehtud selles mõttes küll, et ja siin tulevad just mängu kõik koostööpartnerid, et on see siis peoruum, bänd, catering, ma ei tea, baaridaam või koristusfirma, et kõik, kõigile on kõik lihtsam, kui see tuleb ühest kohast, ühe arvega ja samade inimestega ja sellepärast me pakume täislahendusi. Mega luksuslik, mul ihukarvad tulid üles, ma arvan, see on üks kõige kihvtemaid variante, et saab nagu ühest kohast, ehk siis piisab sinuga, Laura Rüüberg, koduleht oli siis .fi, eks ju? Mhm. jah, ühesõnaga leiate üles, aga mul on selline küsimus, kui näiteks keegi Lappi tahab nüüd organiseerida, et kas seal ka organiseerida ära või on sul koostööpartnereid? On koostööpartnerid seal olemas ja kui vaja, siis tehakse kõik asjad ära. Saite aru, Rõõmuga. jah? ja, aga kui näiteks Eestis nüüd me mõlemad oleme ka Soomes, aga kui tihti ja kui palju õnnestub sul ka Eestis seda asja teha ja kas sul on mingi näiteks miinimum inimeste arv ka, et näiteks seal peokülalisi vähemalt peaks olema mingi 20 või 25, et sa elad ju tegelikult statsionaarselt kuidagi siin Soomes, eks ju? Ja ma ei ole kunagi inimeste arvu järgi otseselt midagi võtnud ja Eestis on kuidagi nagu aastatega olnud reegel, et alati on olnud 2 pulma ja see on nagu kestnud aastaid juba ja nüüd viimased aastad ma olen teinud siis ka 3 korral seda buduaaripulma, et siis ongi olnud kuidagi üks pulm tutvuste kaudu ja teine pulm buduaari oma ja niisama lihtsalt ma Eestisse ei reklaami lihtsalt sellepärast, et Eestis on nii palju ägedaid tegijaid ja nii hea silmaga dekoraatoreid ja floriste, et ma ei näe, et mul on nagu põhjust minna sinna Soomest oma teenust pakkuma, et seal on väga-väga hea nagu tase, et Mhm. pigem on need pruutpaarid siin elavad eestlased, kes soovivad korralduse ja kontaktid ja kõik nagu teha siin ja siis sellisel juhul me lähme näiteks koos tegema sinna või noh, mõne tutvusringkonna kaudu. Et aga üldiselt on jah, minu klient siin ja Eestis on olnud ägedad televisiooni sellised projektid, et Buduaar ja mõned aastad tagasi tegime Kanal 2-le jõulustet, et hästi sinivalged lahe. eestlased, et sellised Sinivalged. lahedad projektid on. oli, ma arvan, sinivalged eest. Jõulusaade. Kuida-, kuidas sa selle peale nagu sattusid või kas leiti teid ülesse või kuidagi tahad valgustada veitsa? Võin valgustada küll, see oli hästi alguses, me tegime siin, tõime Soome sellise uue siinseks nagu uue kontseptsiooni nagu erinevad jõulunurgad stuudios, et sa võidki ühes stuudios teha nii klassikalise kui pidžaamadega voodis kui piparkooginurga ja siin sellist asja üldse ei ole. Et siis tutvuste kaudu mind soovitati sinna saatesse, et kas tahate tulla vaadata, et mis eestlased siin Soomes teevad natuke teistmoodi, kui soomlased on harjunud tegema. Ja ja tutvuste kaudu ja tegelikult, kui nüüd juba rääkida uuest kontseptsioonist või ainulaadsest kontseptsioonist, siis
no meeldib igasuguseid asju välja mõelda oma vajadustele vastavalt, siis kujunes välja ka Decovan ehk siis soome keeles on see liikuv somistevuokramo ehk liikuv dekoratsioonide ladu, mis on selline kärtsroosa suur pop-art stiilis sihuke veok, mis on siis Assa. täis kõike, mida sul läheb peoks vaja, et nii vaasidest kuni lilleseinteni ja küünlatopsideni ja kõige muuga. Et sellega muudkui ühelt peolt teise ja pruutpaaridele, kes tahavad ise teha oma peo. Uskumatu. Et Teate, lihtsalt päriselt mulle nagu ihukarvad kogu aeg nagu jooksavad niimoodi vahepeal. Mida veel, Laura, nagu päriselt? Oh, oh. aitäh, aitäh. ägedate inimestega on äge teha igasuguseid asju. sama kehtib siin sulle ja kõikidele teistele, kes Neile kuulavad ja kõigile. vaatavad. Hästi mega. Teate, kallikesed, aga me praeguseks siis lõpetakski Lauri panin sulle nimeks, näete, kui see meest on on see vaja, siis maskuliinsus kiirgab. jaa, Lauri, kallis Laura. Täitsa lõpuni oli isegi veitsa piinlik. Vahet ei ole. Et None kirjutage, taken. yes. Kirjutage kommentaaridesse, kui teil tekkis mingeid mõtteid ja see ka, et kuidas teil on kogemusi enda pidude korraldamisega ja võib-olla korraldajate siis kui te olete tellinud korraldaja ka, et sellised mõnusad ahaa-efektid, mida te olete nendelt õppinud, mille peale te ise näiteks ei tule või ei tulnud, et mis nipid te olete saanud. Ja siis võtke Laura Rüübergiga ühendust, kui teil on midagi väga isiklikku ja siis teate, kui teil tekkis veel mingi mõte või mingi küsimus, mida me näiteks Lauraga võiksime veel rääkida või võib-olla Laura võiks noh, kas kõigile rääkida või siis kedagi veel oma meeskonna liikmest meile tutvustada. Vihjake meile midagi siia kommentaaridesse, siis me vaatame, mis me teha saaksime. Et aitäh, kallis Laura sulle, aitäh, kallid vaatajad ja tellige kanalit ja tšekake sinna, mis Laural pakkuda ja näidata on. Aitäh, kallis. aitäh teile, aitäh sulle. tšau. Tšau.